Kõige enam kurdavad inimesed nii Tarbijakaitseametisse kui tassi kliendid kindlustuse poole pöördudes jalatsite üle, aga mitte ainult. Teine on mobiiltelefonid, nii ostmisel kui nende remontidega seotud probleemid. Ja kolmas selline suur kaubagrupp, mis on ka õite kallis kaubagrupp, on sõidukid. Sõidukite, just siis kasutatud sõidukite ostul tekkinud probleemid või peale ostmist tekkinud siis probleemid müüjatega. Kuna jalatsite üle kurtmine on enam levinud ja käesoleva lugude sarja eesmärk on anda võimalikult praktilisi soovitusi tulevikutarbeks kõigile vaatajatele, oli see TAS üheks aidatavaks kõige kallimate jalanõudega petta saanu. Spordijalanõud, mis mõne kuu möödudes... Poe poolt nii-öelda kukele saadetud klienti hakkas esindama TAS ning advokaatide vaidluse tulemusel pood oma viga tunnistas. Kui inimene oleks olnud varem TASi kindlustusklient, oleks see advokaaditasudega küllalt kalliks kujunenud vaidlus olnud inimese jaoks automaatselt tasuta, isegi kampaanias osalemata. Aga mida soovitada inimestele, kes samasuguse probleemi ette võivad sattuda? Tarbijakaitseamet soovitab oma kogemustele tuginedes inimestel rohkem ette mõelda. Sageli hakkavad probleemid sellest, et inimene on teinud vale valiku. Ehk ta on oma laiale jalale valinud liiga kitsaliistuga jalatsi. Või teine variant, ei ole teda piisavalt hästi hooldanud, sest selliseid näited, kus nahkjalatsit on pestud pesuvees, pesupulbriga on küll ja küll. TASi jurist, kes erinevate vaidlustega kohtus peab käima nii jalatsitega kui ka pea sama levinud kaebustega neljarattaliste liikumisvahendite üle, soovitab tähelepanelikkust. Kui jalatsite puhul, telefoni puhul on see õige sihtotstarbeline kasutamine. Kasutatud sõidukite puhul aga kindlasti soovitus, et ennem kui te ostate ja kuhugi alla kirjutate, siis vaadake see sõiduk üle. Lõpetuseks annab Tarbijakaitseamet praktilise näpunäite, mida paljud inimesed ei tea, kuid mida ameti kontrollkäikude andmete järgi kaupmehed hoogsalt ära kasutavad. Nimelt on kõikidel kaupadel 2-aastane garantii ja kui poes on silt, et garantii on 6 kuud, siis see silt on tegelikult õigustühine. 2-aastane õigus kaebust esitada on isegi allahinnatud kaupadel ning poodidel pole õigust öelda, et allahinnatud kauba üle kurta ei saa.